Tere sõbrad! Mingil ebaselgel põhjusel on juhtunud selline lugu, et Mazda 6 ei ole seni veel Motorsi proovisõiduni jõudnud. Aga täna, nagu näha, meil on plaanis see viga parandada ära kohe mitmekordselt, sest see minu taga on Sedan 6 ja seal kaugemal on Universaal 6 ja siis siin ees on pisike Mazda MX-5, kes tahtis ka kaasa tulla suuri kuusi vaatama. Aga MX-5-ga on meil selline lugu, et miks ta siin on? Nimelt üks väike kaval küsimus. Kes selle küsimuse esimesena ära vastab, saab võib-olla mingi toreda nänni, võib-olla saab lihtsalt au ja kuulsust, et mis on neil kahel automargil või ütleme mudeli, siis mõlemad on ju Mazdad, et mis on neil ühist MX-5-l ja Mazda 6-l. Neil on üks siuke väikene tore ühine omadus see, et mõlemad Mazdad on, jah, see ei ole päris õige vastus ja see, et üks on lihtsalt teisest 2 korda lühem, see ei ole ka õige vastus. Aga Mazda 6-st rääkides, nagu näha, on ta tõesti väga suur auto. See on ka ausalt öeldes üks omadus, mida just nimelt MX-5 väga hästi iseloomustab või muidugi võib öelda, et MX-5 on ka väga väike auto. Et teljevahe on 2,83 sellel Sedanil, mis on siis kusagil siuke Bemari 5-ga enam-vähem ühte klassi, et ta on järjest suuremaks läinud aastatega, nagu ka inimesed lähevad järjest suuremaks. Ja Universaal on mingil müstilisel põhjusel lühem. Nimelt teljevahe on, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis 2,75, nii et 8 senti lühem ja terve see auto on lühem. Miks ta nii on? Seda vastust teavad võib-olla mõned kavalad Mazda insenerid, et ühe põhjusena olevat, nagu öeldud seda, et USA turule sihiti just selle Sedaniga rohkem ja seal suur auto nagu ikkagi on väga konkurentsivõimeline, siis on ta suurem ja Euroopas justkui Universaal on väga tegija, et teeme natukene pisema. Aga nüüd, kui disaini vaadata, ma siin väga pikalt muidugi ümber auto ei hakkakski käima, aga küll seda peab mainima, et nad on mõlemad erakordselt ilusad autod. Et Mazda 6-ga on üldse teinud ju sellise triki, et kui juba esimene 6 tuli, see oli 2002 või 3, siis pandi sellele disaini keelele kohe mingi 3-täheline siuke lennukas nimi ja nad on üritanud nagu alati brändida seda 6-ga seoses kõike, mis autoga tuleb uut ja kaasa arvatud disaini. 2003 muide valiti ka 6 ju Eesti aastaautoks ja üldse on saanud igasuguseid auhindu. Ja nüüd siis sellel uuel disainikeelel on ka neil nimi, see oli Kodo, mis pidi vist tähendama, et kuidagi on hing ja keha kuidagi koos ja ühesõnaga nimi nimeks, aga see disain on kihvt, et nii eest kui tagant ja külje pealt näeb see auto väga hea välja. Ja kui veel suurusest siin paar sõna öelda, siis väljed on need asjad, mis sellel autol on ka väga suured, et tegelikult 19-tolline velg tuleb tippvarustusega ja meie teedel võib-olla ei ole väga hea. Nendel masinatel on küll 17, aga niisugune paksem kumm ja ratas on ka vastab mõnusasti auto mõõtudele. Kui disainil on oma nimi, siis Mazda paneb nimesid ka kõikidele muudele asjadele ja sellel autol on igale poole kirjutatud Sky Active. Ja iseenesest jällegi hea mõte, sest et miks teha lihtsalt uus auto ja öelda, et see on uus auto, vaid pigem on palju kavalam mõte öelda, et meie uus auto on täis müstilise nimega tehnoloogiat ja see Sky Active on siis siin autos igal sammul, nii mootoris kui keres kui veermikus ja mootoritega tähendab see Sky Active seda, et meil on siin hetkel nüüd bensiinimootoriga isend, see valge ja siin on 2,5 liitrine bensukas, saada on veel ka 2 liitrist bensukat, mõlemad on väga Sky aktiivsed. Ja number 1 asi on siis kompressioon, et see on maailma kõige suurema kompressiooniga seeria tootmises olev bensiinimootor, nimelt 14:1 ja suur kompressioon, miks see on hea bensumootoril, siis on teadagi mootori efektiivsus suurem, kasutegur on suurem, mootorist tuleb rohkem jõudu välja ja kõik on kohe palju paremini, aga tekib väga palju probleeme ja just nimelt nende probleemide lahendamisel siis Mazda insenerid on väga uhked, et kuidas see 1.14 siin mootoris niimoodi üldse töötada saab, et midagi ei juhtu. Ja põhiline, mis juhtuma hakkab ju suure kompressiooniga on detonatsioon. Detonatsioon on väga paha asi, siis läheb mootor katki. Ja number 1 lahendus, kuidas sellest lahti saada, on vähendada kuumust. Ja sellele mootoril on külge kruvitud ka täiesti muidu ringraja sõidust või autospordi maailmast pärit lahendus nimega 421
siis kuidas on õige sõna, kollektor või 421 väljalase, mis tähendab seda, et gaasid lähevad kohe nobedasti minema, selle läbi on siis silindrites temperatuur väiksem, siis on siin kolvi profiil, niisugune naljakas vulkaanikujuline, ehk et sinna kolmnurga otsa on tehtud niisugune lohk ja siis tänu sellele lohule käib see pauk seal sees ära ja ei soojenda mitte kolvi pinda, vaid ainult seal lohukeses nii-öelda eraldab mehaanilist energiat kõige rohkem ja seetõttu ka läheb kogu see purakas nagu kolvi liigutamiseks, mitte soojendamiseks. Ja siis kolmandaks on ka pihustid, siis hüper, super, kiftid ja vinged, nad on nagu pisikesed dušid, niisugused multipoint pihustid ja ülisuure rõhuga saabub see kütus sinna peale kusagil 200 baari kandis ja tänu sellele siis aurustumisel tekib ju ka energia nii-öelda neeldumine ja temperatuur väheneb ja kõik see asi kokku siis jahutab selle mootori nii ära, et see 1.14 kenasti töötab. Ja tõepoolest peab ütlema, et sinnani meil jõuame küll sõidus, aga need lubadused täitsa tunduvad toimivat. Diiselmootori puhul tähendab Sky aktiivsus, kusjuures tegelikult täpselt sama asja, nimelt diiselmootori kompressioon on täpselt sama. Ka 1.14, mis on ju hoopistükkis palju vähem, kui nüüd peaks olema. Ja põhjendus, miks siin nüüd siis asjad hoopis nagu vastupidi on, et diislil see sama kõrge kompressioon ka, mis tavaliselt mootoritel on, sellega tulevad sellised halvad asjad kaasa nagu palju tossu, sumbutist ja tahma ja selle põhjus ongi see, et küttesegu tavalisse diislisse pihustatakse sisse küllalt hilja töötakti suhtes. Ja seetõttu jääb selleks küttesegu põlemiseks suhteliselt vähe aega ja kui jääb vähe aega, siis küttesegu ei põle hästi ära ja tulevad igasugused lämmastiku oksiidid ja tahm ja muus sodi, mida siis tuleb kokku korjata kallite filtrisüsteemidega ja mis diiselmootorite puhul ei meeldi mitte kellelegi. Ja Mazda insenerid siinkohal siis vaatasidki, et kas ei saaks teha midagi sellist, et sellest sodist ja tahmast rohkem lahti saada juba enne, et seda ei tekiks. Ja vaatasid, et miks mitte, et vähendamegi kompressiooni ja kui kompressiooni vähendada, siis selguski, et üllatust saab selle küttesegu sinna töötakti suhtes palju varem sisse pritsida ja kui küttesegu jõuab silindrisse varem, siis jääb põlemiseks rohkem aega ja kui põlemiseks jääb rohkem aega, siis põleb see kogu asi sealt niimoodi kenasti ära, et tahma ja pahasid lämmastikugaase ei teki, vähemalt mitte nii palju ja siis pole vaja ka selliseid katalüsaatoreid ja üldse kõik on kohe väga hästi. Ja muidugi kohe esimene probleem, kui nüüd kompressiooni vähendada, ongi see, et kuidas ikkagi kütus sütiks. Et tavalises diislis ju surveaste suur, kuumus suur, kütus läheb kohe laksti põlema, vähemalt peaks minema, kõik on hästi. Aga siin siis jällegi tuli appi suures koguses tehnoloogiat ja asi algab siis sellest, et pihustatakse seda kütust väga õigel ajal ja samuti doseeritakse selle töötakti jooksul lausa kuni 9 korda, ehk siin on pieso need pihustid ja piesopihustid saab nii täpselt doseerida, et siis ühe põlemistsükli ajal kogu aeg auto ECO vaatab, et kas peaks panema natuke kütust juurde või siis veel mitte. Ja see on siis esimene selline lahendus. Teine asi on see, et siin on süsteem nimega VVL ehk Variable Valve Lift. Ja see tähendab seda, et kui mootor on külmem, siis hoitakse lahti väljalaskeklappi natukene ja sellest piisab, et siis põlenud segu otsapidi jääks või tuleks tagasi ka sisselasketakti ajal ja seetõttu tekitab suurema soojuse silindrisse ja sellest soojusest pidavat piisama, et pauk ikkagi ära käiks, kui nüüd kütus sisse pihustatakse. Ja siis on siin ka veel keraamilised nii-öelda eelsüüteküünlad või soojendusküünlad samuti. Ja mis siin öelda? See auto sõidab ja kompressioon on 1.14, nii et tuleb välja, et need asjad kõik tegelikult ka töötavad. Ja plussiks veel siis madalama kompressiooni puhul on loomulikult see, et mootori detailid on kõik kergemad ja kuna detailid on kergemad, on ka mootor kergem ja siis on ka auto kergem ja kokkuvõttes kõik on jälle ökonoomsem. Ja tänu siis ka paremale põlemisele on Tisla ökonoomsem kuni 15%, küll aga ei ole siis diisli puhul Mazda ikkagi ära unustanud turbot, et kui bensiinimootori puhul nad ajavad jonni ja ei võta turbot, see on kõik vabalt hingav maailm, siis Tisla puhul on vastupidi, tegelikult siin on lausa 2 turbot, et siin on üks väike, mis on siis madalamate pöörete jaoks ja siis on teine suurem ja 5200 on siin selle mootori redline ja peaks minema siis see mootor päris nobedalt ja mõnusalt ka redline'ini, et ei kao tal see hing ja tõmme seal kõrges otsas ära, nagu tavaliselt diislitel see võiks olla. Nagu ikka tänapäeva autodes käima läheb auto nupust.
Küll aga ei ole võtit nüüd mitte kuskile enam panna, aga võiks ju öelda, et võti on kogu aeg taskus, et siis ongi tore, aga lihtsalt paha lugu on see, et siia autosse sisse istudes peab võtme taskust välja võtma, sest uks tuleb lahti ikkagi nupust. Et see omadus nüüd, et uks tuleks lahti, nii et võti ka taskus on, niinimetatud keyless entry, see on siis kõige kallimal varustusastmel. Aga meie istume praegu siin diiselversioonis, mille varustusaste on Premium Plus. Et Mazda tegelikult 6 on neid varustusastmeid 3 ja siis saab veel keskmistele varustusastmetele ka panna lisasid juurde, aga siis kõige kangem varustusaste, seal on siis kõik asjad sees, see on nimega Luxury ja seal siis on see versioon ka, et võti on kogu aeg taskus ja tuled autosse. Sõidus, mida siis öelda, et ta on suur auto, aga mulle väga meeldib selle auto puhul, et ta ei tundu suur, et see isteasend ja rooli nii-öelda omavaheline nurk ja kaugus, see on kõik väga reguleeritav, eks ole, et rooli saab siin muuta nii sisse välja kui üles alla ja samamoodi istet ja istme puhul pean ka väga positiivse asjana välja tooma selle, et seljatuge saab keerata niisugusest rullikust, et kui tavaliselt Jaapani autodel on alati olnud niisugused kangid ja seal on mingi klõkk, mingid asendid, siis no ikka on nii, et tahaks täpselt sinna kahe vahele selle seljatoe seada, aga siin keerad rullikut ja mina saan küll selle väga täpselt paika ja mulle meenutab see auto ausalt öeldes selliselt juhtimisfiilingult lausa ka MX-5, et ta on küll 2 korda suurem, aga ta on selline sportlik ja samamoodi veermiku puhul ka, nagu ma enne mainisin, Sky Active on siin igal sammul sees, et esivedrustus on väidetavalt 40% oma selliselt, mitte siis vetrumiselt, aga oma ehituselt nagu jäigem. Ja kõik see kokku peaks tähendama seda, et auto on nagu erakordselt niisugune kerge ja tugeva ja niisuguse tundliku reaktsiooniga. Ja see on tunda, et sõita on selle autoga minu arust väga mõnus, olgugi, et ta on suur. Küll aga miinused, nagu ikka, esimeselgi Mazda 6 juba oli seesama müra teema, et veermiku müra kostis palju sisse, eriti just rehvimüra. Seda on parandatud kõikide kuutega, see on nüüd ju 3. versioon ja siin on ta läinud veel paremaks, aga ikkagi, kui ikka tee päris sile pole, siis just rehvimüra ja vihmase ilmaga kuskilt loigust sõidate läbi, siis on niisugune tunne, et vesi teeb kohe tagumikku märjaks, et suhteliselt kõva on see selle masinaklassi kohta. See on nüüd lahjem diisel, 110 kilovatine ja see lahjem diisel ka lõgiseb natuke rohkem, et kahjuks ei olnud meil praegu võtta seda kangemat diislit 129-st, mis on igas mõttes vaiksem ja võimsam ja parem mootor. Kellad ehk näidikud on siin väga soliidsed, et kogu see siseviimistlus, ma ütleksin, juhi kohalt vaadatuna pigem on selline niisuguse inglise koolkonna või sinna kanti, et kõik on selline must-valge, midagi otseselt ei hüppa näkku, aga teistpidi on ka selline tunne, et selles stiilses ja mustvalges sisustuses on jäänud nagu nüüd 2 silma vahele, et kuhu panna igasugused märgutuled ja neid on puistatud siia nüüd nii seespoole neid kellasid kui väljaspoole neid kellasid, et natuke siuke kummaline ja kui pimedas sõita, siis saate küll keerata selle valgustuse mõnusasti hämaraks või selliseks tuhmiks, et midagi ei sega, aga need märgutuled, kõik võimalikud, need on ikka täpselt sama valged ja sellised värvilised ja pimestavad. Ja keskkonsool samamoodi, et siin võib-olla võiks natuke norida, et ta on selline lipi peal, lapi peal, et on need asjad puistatud siia kuidagi, aga tegelikult võib-olla pole ka hullu ja üks siuke asi, mille kohta teised on siin just seda uue 6 puhul öelnud, et nagu naljakas nüanss, et siin on kella reguleerimiseks lausa eraldi nupud välja toodud, et ka 12-24 tundi on eraldi nupp. Tegelikult minu arvates päris hea mõte, sest tavaliselt istud kuskil autosse ja hakkad kohe vanduma, kui on vaja kella muuta, et kus see käib ja millisest menüüst see nüüd käib. Siin pole mingit probleemi, vajutad seda nuppu. Ja kogu see multimeedia osakond, mis siin keskel asub, selle kohta ka ausalt midagi halba ei saa öelda. Küll aga on kummaline natuke see, et siin on kõik asjad siis nii-öelda koos, kõik omadused, et see on puutetundlik see ekraan. Siis lisaks puutetundlikkusele on siin ka loomulikult nupud, eks ole, ja siis siin keskel on veel suur selline BMW-dest varastatud e-drive'i taoline asi, mis siis ka seda ekraani juhib ja kõik asjad on siin dubleeritud, et milleks võiks ju olla siis üks lahendus puutetundlikkusest on küll ja veel. Ja telefoniga ühendab ta kenasti, mängib kõiki podcaste ja muid asju maha
ja isegi telefoni sõnumid jõuavad siia ekraanile küll, aga peab ütlema, et need sõnumid millegipärast Windows Phone'iga siia ei jõua, sest et me just praegu võtsime Windows Phone'i ja sellega siia sõnumite osakonda ei tule. Aga kui telefoniga helistamine on plaanis, siis loogiline oleks, et vajutades siia helistamise nupu peale. Nii, just. Et loogiline oleks, et mitte ei hakka minuga rääkima innukas tädi, vaid siin avaneb kena menüü näiteks viimati valitud numbritest. Siin nii pole, sest iga kord, kui siia nupule vajutada, hakkab see sama kena häälega tädi rääkima ja ma ei saa mitte midagi rohkem teha. Okei. Ja me teeme saadet. Okei. Selge. Pidin talle ütlema, et ta nüüd vaikiks. Ja siin ekraani peal ei mõju mitte ükski asi, nii et põhimõtteliselt helistama hakkamiseks avastasin ma ikkagi, et muud moodi ei saa, kui tuleb võtta siit dial või siis siit phonebook, et see nupp siin rooli peal on täiesti kasutu, kui te ei taha kohe hakata kõik eestikeelseid oma nimesid inglise keeles autole ütlema. Ja igasugust kavalat lisavarustust on siin muidugi ka kõvasti. See oleneb nüüd auto varustusastmest, aga üks selline süsteem, mis on kõikidel diislitel ja kallimal bensukal on nimega e-loop. Kes iganes neid nimesid jälle välja mõtleb selle koha pealt 10 punkti. See peaks tähendama umbes seda, et siis energiat nii-öelda võetakse tagasi pidurdamisest ja see sama pidurdamisest tulev energia talletatakse suures kondensaatoris ja siis see sama suur kondensaator omakorda toidab auto elektriseadmeid ja annab see kaval nõks siis umbes 15% kokkuhoidu. Täitsa töötab, siin ekraani peal võib kogu aeg vaadata, kuidas see e-loop parajasti käib, et kui me nüüd kiirendame, siis ei juhtu siin suurt midagi, siis tegelikult kulutab ta seda kondensaatori elektrit, aga nii kui gaasipedaali pealt jalg ära võtta, siis on kohe laadimisrežiim ja e-loopi kondekas hakkab kohe täituma. Ja muidu siis muidugi varustusest sõltuvalt on siin ka igasuguseid kavalaid juhiabilisi puistatud sisse päris palju, et sellel konkreetsel nüüd see on Premium Plus varustus. Siin on olemas selline tore asi, mis jälgib neid teejooni. Kui see tuluke on siin jälle roheline, siis ta näitab, et süsteem töötab. See on siis nimega, ma ei tea, mis selle nimi täpselt on, see on mingi lühend, mis neid jooni vaatab ja nii kui me siit üle sõidame, siis põristab ta nüüd vastavas kõlaris siis sellist jämedat jorinat, et mind nüüd üles ajada. Töötab väga hästi, aga jooned peavad selleks olema, et ilma joonteta ta ikkagi ei tea, kas on tee keskosa või mitte. Siis on siin automaatne kaugtulede, päevatulede lülitamine, töötab ka väga hästi, midagi ei saa halba öelda. Ja kallimal versioonil on siis veel ka see sama linnapidurduse režiim, ehk et kui siis kiirus on alla 30 km tunnis, siis jääb auto ise naksti seisma, kui teiega isegi ei pidurda ja ees keegi pidurdab. Sellel varustusel seda nüüd ei ole, küll aga siin varustusel on nüüd see linna mootori väljasuretamise režiim siis ka loomulikult, mis tänapäeval on nagu paljudel peal. Tänapäeval on ju väga kerge kõiki asju mõõta ja nii me võtsimegi ühe Android-telefoni ja pissime siia OBD konnektorisse Bluetooth adapteri ja mõõtsime ka natuke, kuidas see auto siis oma kiirenduslikelt näitajatelt on. Tehas lubab sellele Teslale 100 kiirendust 9,8. Meie siin kahekesi sees istudes saime 10, 10,2 ja 10, üksi sain isegi 9,2. Väga hea näitaja. Ja siis vaatasime ka üle sellise vahemiku nagu 80-120-ni, mis ju teadagi on võib-olla möödasõidus oluline. Ja saime teada, et see 110 kilovatine Tesla läheb siis 80-120-ni kõige kiiremini nii-öelda gaas põhjas madala käiguga 6,9 sekundiga ja kõige kõrgema käiguga, kui te ei viitsi käiku vahetada, mis on niisugune hea sitkuse näitaja, läks ta 10 sekundiga, mis on nagu päris hea näitaja ausalt öeldes. Ja säästlikkus muidugi ka, et see ökonoomsuse teema, see on oluline ja peab ütlema, et maanteel on tõesti see auto oma suuruse ja kõige kohta ikkagi, mina ütleks, et ökonoomne, et keskmiselt maanteekulu tõesti 5 liitri kandis sellel Teslal, aga bensiinimootor muidugi selle koha pealt näitab veelgi paremaid tulemusi, et isegi see sama suur bensukas 2,5 liitrine, selle keskmine kulu tuleb siin lausa pika peale sõites kusagile 7 liitri kanti ja maanteel lausa seal 6-7 vahel. Nii et tundub, et need Sky aktiivsed tehnoloogiad täitsa ka reaalsuses isegi mingisugust tulemust näitavad. Küll aga linnas see Tesla nüüd mingil põhjusel väga häid ökonoomsusnumbreid jälle ei näidanud, aga võib-olla lihtsalt ma ei osanud sõita nii ökonoomselt.
Ühesõnaga kokkuvõttes, mis tunne sellest autost jäi? Põhimõtteliselt mind natukene, kui ma selle peale nagu mõtlesin, mind hakkas hirmutama selline asi, et kõik autod ja kõik süsteemid on läinud juba nii lõputult keeruliseks, et võib-olla see on selline kuiviku jutt, aga kui juba mõelda, et siin on igal sammul iga asja jaoks mingi miljon andurit, miljon süsteemi, miljon tehnoloogiat, just IL-loobid ja muud asjad, et see auto on otsast otsani mingid vidinad täis. Et kas see on ikka nagu selline päris õige suund sellise lihtsa ja toreda ja hea elu poole, aga võib-olla siis ikkagi on ka, kui ta annab häid tulemusi, et võib-olla ma olen nagu elektriautoga ära rikutud, kus mulle tundub, et on üks suur mootor ja pole vaja mingit miljonit süsteemi ja kangikest ja teab mis kondensaatoreid. Et põhimõtteliselt ma ütleks, et mulle see 6 ikkagi väga kokkuvõttes meeldib ja just sellepärast, et on selline hea kompromiss nagu sportlikkuse ja sellise suure ja samas ka niisuguse soliidse auto vahel. Et muidugi vedrustus on selle arvelt nagu jäigem, kui te tahate niisugust väga õõtsuvat ja mõnusat masinat, siis 6 ei ole kindlasti see auto. Aga kui tahate ühes tükis niisugust MX-5, tahate sellist autot, kuhu ka oma pere sisse pista, mis oleks piisavalt säästlik ja samal ajal kui ikka panna lips ette ja ülikond selga, siis sellisest autost sobib väga hästi välja tulla. Ja hinnaks, kui võtta üks selline masin ja maksta selle eest võib-olla siis natuke rohkem kui tavalise Jaapani auto eest, siis on see ikkagi ju palju odavam, kui osta 3 eraldi autot, üks soliidne, üks pisikene ja üks mingisugune suur furgoon. Nii et igati väärt masin, minge vaadake üle.